No nii, meie tänase veebiseminari teemaks on veresooned ja meie tervis. Ja minu nimi on Silva Sirge. Ma olen korporatsiooni FOHO ärikolledži eriesindaja Eestis. Nii, millegipärast ei taha algusest kohe käima hakata. Nii et mina esindan siin Hiina traditsioonilise meditsiiniga tegelevat korporatsiooni, mille nimi on FOHO ehk Phoenix ehk tulilind. Ja ta ei ole lihtsalt selline toidulisandite müügi korporatsioon või mingi firma, vaid see on juba 14 aasta vanune firma, kes tegelikult on tervisekultuuri eest nagu lipulaev tahab olla maailmas ja viia seda igale poole laiali mööda maailma seda just Yangsheng tervise säilitamise ja pikaealisuse kultuuri. Meie ütleme Yangsheng tervisekultuuri lühidalt, aga tema koosneb siis toitumisest, Yangsheng toitumisest, Yangsheng käitumisest ja Yangsheng psühholoogiast. Võib-olla tänase teema on rohkem seotud meil siis käitumise poolega, see on ehk liikumine ja toitumises psühholoogiad, need on nagu emotsioonid, no need on need 3 alustala, mille peal siis see tervisekultuur seisab. Ja alustame siis veresoonte teemal. Siin on üks teadlane, Leonhard Hayflick, aastaid uurinud tegelikult pikaealisust ja olnud selle tegelikult niisuguse, kuidas öeldakse, mitmesaja aasta elamise mingil määral vastane. Aga tänu teadusliku uuringutele jõudis tema ka järeldusele, et just inimorganismi rakku pooldumisest lähtuvalt meie võiksime elada tunduvalt rohkem, kui me siiani keskeltläbi oleme elanud. Muidugi meie eluiga on pikenenud, me ei ela enam nagu keskajal 30-40 võib-olla aastat, eks ole, vaid juba on 100-aastased meie hulgas palju, pensioniealised 70-80 on väga suur protsent, kes suudavad elu jääda. Meie eluiga on tõesti pikenenud, aga nagu näete, tegelikult kui me oma tervisest rohkem hoolitseksime juba nooremast east peale, siis oleks üsna reaalne, et me kõik ikka üle 100 elaksime. Ja sellel teemal tegelikult on ju hiinlased ka palju rääkinud, et tegelikult meie eluiga võiks olla pikem ja selle eest peab nagu tervis hoolitsema ja seda juba nooremast east peale. Ja nüüd siis tegelikult meie nagu enda ümber nagu kippuma nägema seda olukorda, et kui inimesed lähevad pensionile, siis tegelikult hakkavad nad nende igasugust tableti topsikutega ringi käima ja neid üha rohkem ostma, nad pöörduvad arsti poole, tahavad abi saada, saavad sealt ravimeid ja ravimite hulk kipub kogu aeg suurenema. Siin meil hiinlased on küll maininud, et seda võiks üle 65 juba pooled, eks ole, pooled nendest vanusest, kuid mina nagu, kui ringi vaatame need, kellega meie siin suhtleme, kipub olema ikka üsna vanemas, tähendab üsna nooremas eas juba tegelikult paljudel inimestel teatud probleemid, mille pärast nad peavad arsti juurde pöörduma ja need probleemid miskipidi kipuvad süvenema. Ja kui me nüüd räägime veresoontest üldse, siis meie käel on 5 sõrme, jätke mulle meelde. Need samad 5 sõrme on need 5 põhihaigust, mis on seotud veresoontega. Ja mõelge, millised haigustega teie ümberringi siis oma elus olete kokku kõigepealt puutunud. No igasugused südamekoronaarhaigused, mille tulemusena on infarkt. Tavaliselt me oleme seda kõige rohkem kuulnud. Näete, siin on nüüd tähendab ligidalt ühte veresoont joonistatud. Näete, siin on siis need punased verelibled, mis on kokku kleepunud. Seinte peale on 1,2 juba jäänud ja nüüd siis see vaene süda peab nägema vaeva, et siit seda klompi, seda punti läbi suruda. Ja vaata, kui ühel hetkel tema ei suuda seda suruda, siis tegelikult kipubki tagajärjeks olema infarkt. Nii, ja siis teine asi, ajuinsult. Siin on mõned erinevad pildid, verejooks ajus, häire ja insuldi pilt, mida te võib-olla kunagi pole elus näinud.
Kõrgvererõhk tõbi, olete kokku puutunud, väga palju inimesi kannatab selle all ka nagu surub, nagu näete, siin pilt näitab, et kuidas ta tegelikult surve veresoontel on. Ja muidugi suhkurtõvi, no diabeet või kuidas me seda ütleme, aga niisuguse pilte te võib-olla vaevalt olete oma elus näinud, need on need 5 etappi kahjustust Wagneri järgi, mis võib selle tulemusena olla ja onkoloogia. Nüüd suhkurtõvest nii palju, et olen kohanud ka tänava peal mõnda võib-olla inimest, kes ei olegi päris vist kohati nagu tundub kodut olevat ja mõnedelgi on siin probleeme jalgadega või siis nad on juba, mõnel on nagu ratastoolis, et mõnda jalga ei olegi. Siis väga tihti see võib olla just suhkurtõve tagajärg, sest kui seda nüüd ei ravi, kui seda nüüd kontrolli all ei hoia, siis tegelikult tuleb ju gangreen jalgadesse, nii et see oli see Wagneri viimas pilt. Ja onkoloogia pilti ma ei taha teile kaua näidata, nii et 5 sõrme, infarkt, insult, kõrge vererõhk, diabeet ehk suhkurtõvi ja onkoloogia, 5 põhihaigust on see, mille viletsate veresoonte läbitavuse tagajärjeks on need haigused. Ja nüüd, kui te vaatate ümber ringi, siis põhimõtteliselt enamus inimestel kipuvadki olema need südame-veresoonkonna haigused. Need tagajärjed on siis need haigused, aga kõik on seotud meie verega. Nüüd, kui meie vaatame tervisest ja mõtleme, et kui inimesel on hästi vedanud ja tal on olnud tore perekond, abikaasa, lapsed, on kogunud raha, et saada erinevaid esemeid osta, küll maja, küll autosid, küll reisida on saanud ja on kõrvalegi pandud raha, et nagu õnnestunud on see elu läinud. Aga kui me nüüd võtame ära selle tervise siit eest, selle 1 miljoni eest, kas sellel kõigel siis on väärtust? Mis tunne on teil kui emal või vanaemal, kui teie lapselapsed peavad teid voodihaige eest hoolitsema ja seda aastate kaupa? Mis tunne on kellelgi meist, kui te ei saa tervise poolest oma lapsi korralikult kasvatada, peate haigemajas käima või väga palju aega kulub enda ravimisele? Ja mis tunne on, tähendab ükskõik millisel vanaemal, kui tema on nagu vanaemal vanaisal, eks ole, kui ta on nagu koormaks oma lastele kaelas, et lapsed ei suuda normaalselt oma elu elada, sest nad peavad väga palju vaeva nägema selleks, et oma vanavanemaid hoida. Ja seda on meil tihti kokku, tähendab, et puutume sellega tihti kokku. Aga kui me nüüd mõtleme, millest me koosneme, teavaliselt saame alguse rakkudest, tuletame meelde, et ühest rakust ja munarakust ja veel ühest seemnekesest me saame alguse ja pidevalt siis nende kasvamise ja pooldumise tagajärjel lõpuks jõuame nii kaugele, et on teadus üle lugenud, on meil lõpuks 100 triljonit rakku. Ja nüüd, kui me mõtleme, et kui meil on rakud organismis, siis tegelikult kuidas meie nende kaudu siis peaksime saama oma, ütleme, immuunsuse, kuidas nad peaksid meile andma energiat, et me oleksime vastupidavad näiteks täna külmale ilmale, et me suudaksime ise taastuda, sest inimese organism on normaalses olukorras on ise taastuv, et meil oleks piisav immuunsusest erinevatele haigustele vastu pidada. Et mida me selleks vajame? Tavaliselt siis, mida me vajame, ongi erinevad toitained, mida me saame toidust, hapnikud ja vesi. Kui ma vahel neid loengud olen nagu ilmsi offline ka pidanud, seal on ikka küsinud, et mis te arvate, kuidas see rakk siis need toitained, hapniku ja vee kätte saab. Ja tegelikult ainukene asi, mismoodi tema selle kätte saab, ongi veri. Sest iga mikroveresoon ehk see kapilar, ehk see kõige väiksem veresoonekene varustab circa 6 miljonit rakku. Ja tema niimoodi U-kujuliselt läheb ümber rakku, võiks öelda, ja tähendab, veri hakkab vaikselt liikuma rakku, üleval seal otsas on väga keeruline bioloogiline, keemiline muud protsessid, kus ta annab ära oma toidurakule ja võtab kaasa siis vajalikud šlakid ja kõik muu, mida on vaja organismist välja viia. Ja nüüd, kui see rakk töötab normaalselt, tähendab, kui kapilar töötab normaalselt, veri on siin ilusti läbitavus, siis on organismil ka
immuunsus on sel rakul immuunsus, kus see mikrotsirkulatsioon toimub või see väike veresoon liigub. Nüüd, kui meil hakkab seinte peale 1,2 kogunema ja see läbitavus hakkab viletsamaks minema, siis ja veri on ka paks, need punased verelibled hakkavad kleepuma kokku, see, mida arstid meile ütlevad, on veri paks, siis näete, see süda enam ei jõua nii kergesti pumbata läbi nende kapilaaride toitaineid, hapnikut, vett, kõik, mida on rakule vaja. Ja ta jääb hätta, ta pumpab vähem, ta tumpab aeglasemalt, osa jõuab kohale, osa mitte. Ja tulemus ongi see käes, et meie rakud ei saa toitu. Nüüd, kui rakk ei saa toitu, mis siis toimub? Ükskõik milline rakk ta on ta silmarakk, on ta varbarakk, on ta kopsurakk, siis tegelikult kujutage ette, kui teie nädal aega toitu ei saa. Mis siis teiega juhtub? Siis te kahju nälgite, siis teie organism enam ei ole terve. Ja nagu öeldakse, sinna ongi see tegelikult koermaeg. Meie väiksemad kapilaarid, toitaineid, siis ükskõik milline keharakk on hädas. Tema enam ei saa normaalselt kasvada, ta ei saa normaalselt võidelda oma ülesandeid täita, ta ei saa normaalselt ka immuunsust turgutada, ta ei saa normaalselt poolduda, iga haige rakk siis tekitab järgmise haige rakku. Vereringe pilte me oleme erinevaid näinud, näete need kapilaarid, siin me teame alati, et punane on ikka alati arterid ja sinine on alati veenid, aga need, mis siin vahepeal näete, need ongi kapilaarid. Nendes ongi enamus meie verd, mitte arterites ja veenides. Ja neid on kuskil hulgem liitreid meil sees, meestel natuke rohkem, naistel vähem, aga minu meelest see pilt on üsna ilmekas. Vaat see on nüüd üks pilt, kui palju meil organismis on kapilaare. Nii et te saate aru, et tõepoolest enamus verd liigub meil pikki kapilaare. 100 000 kilomeetri suurune, aga võite umbes kujutada ette, et umbes 2,5 korda ekvaatorist ümber maakera on see pikkus, kui nüüd kõik need kapilaarid rivi panna. Ja see ongi see põhjus, miks meie, kui need kapilaarid hakkavad risustuma, kui nad hakkavad enam ei ole nii puhtad ja hea läbitavusega, miks meie seda kohe ei tunne. Sellepärast, et neid on piisavalt palju. Organism võitleb selle eest, et ellu jääda. Ja neid kapilaare ongi tänu sellele nii palju, ta ikka mingisugune kapilaar kuhugile mingile rakule ikka toidu kohale veab. Ja nüüd siis kogu seda süsteemi, kus need kapilaare kõik kokku võtta, seda võiks nimetada mikrotsirkulatsiooniks. Mikro, väike, tsirkuleerima, ringlema. Ja erinevad siis spetsialistid on seda mikrotsirkulatsiooni erinevalt hinnanud. Hiina traditsiooni meditsiin ütleb, et see on tervise tagatiseks, aga näete, ta loetakse mõne bioloogi poolt teiseks südameks ja tegelikult tervise aluseks. Seda võibki nii öelda. Kui me nüüd mõtleme, et need pisikesed veresooned, mis me organismis on, te kujutage ette nüüd siin keskel on juuksekarva pilt mikroskoobis ja paremal on siis need kapilaarid, et umbes aimaksite, kui suured nad on. Nad on 10–20 juukse mõõdust ja kui me võtame tavalise kontori valge paberi, siis umbes 1/100. Lastel natuke väiksemad, täiskasvanud on natukene suuremad. Ja nüüd, kui me vaatame neid erinevaid teadlasi, kes on selle kohta öeldud, mulle meeldib võib-olla kõige rohkem selle akadeemiku Kuprianov ütles, et ükskõik milline muutus organismis on seotud mikrotsirkulatsiooniga. Sellest me pärast räägime veel. Ja siin on ka mõne Nobeli preemia laureaadi arvamus, et inimene elab nii kaua, kuni elavad tema veresooned. Tõepoolest, kui veresooned ummistuvad, siis enam inimene elada ei saa, sest rakud ei saa toitu, järelikult tema ei saa ka edasi eksisteerida. Ja vaadake, see protsess, kui see kolesterool koguneb seal, on tegelikult üsna pikaaegne. Ja see ongi põhjus, miks meie ei tunne seda ja ühel hetkel, kui verevool
nagu läheb juba nõrgemaks ja see paks veri, see, mida nüüd ütleme lihtsas keeles, eks tegelikult on need punased verelibed, mis seal on kokku kleepunud, ei suuda nendest vahedest enam läbi minna, siis ongi meil see tegelikult probleem käes. Ja mõned inimesed ütlevad, oi, see oli nii terve ja midagi temaga juhtunud, et ole nii sama lihtsalt, et ühel hetkel on infarkt ja insulte. Tegelikult aastaid ennem on tegelikult veresooned juba risustunud. Ja loomulikult on olemas maailmas erinevaid metoodikaid, kuidas siis natuke ennetada seda asja, et asi väga hulluks läheb. Mina soovitan, kel vähegi võimalust on tulla meie esindusse ja teha see kapilaaride uuring ära. Sest on väga lihtne aparaat, siin ekraani peal näete oma kapilaare, siia panete alla näppu ja näete enamuse põhiorganite kapilaaride verevarustust on võimalik näha. Ja mida me oleme ka kogenud, tegelikult on sadu inimesi vaadatud, et kes on oma probleemidega hädas on arstide vahet juba käivad ja mingid organid on korrast ära, siis see tegelikult väljendab ka kapilaarides. Ja kuidas ta väljendub? Kui näete, on sellised vigased kapilaarid, kus nad ei saa normaalselt läbi minna niimoodi voolavalt U-tähe kujuliselt, nagu ma teile ennem näitasin. No näete, siin on natuke kobedamad mõned. Tegelikult ju see organ, mille kohal need kapilaarid on, ei saa piisaval hulgal toitu. Ja järelikult siis see organ hakkab oma töös viletsamaks muutuma. Ja see ongi see, mis on selle kapilaaride uuringute eesmärk, et me vaata, millist organit me peaksime rohkem toetama, et ei juhtuks nagu midagi hullemat. Ja nüüd, kui me tuletame meelde 5 elemendi teooriat, siis 5 elemendi teoorial vesi, puu, tuli, maa ja metall, iga selle elemendi asemele tegelikult elemendiga on seotud mingi kindel põhiorgan. Tegelikult on nad paarisorganid, aga mul on siin pildi peal põhiorganid. Veega on seotud neerud, paarisorgan kusepõis, puuga maks, paarisorgan sapipõis, tulega süda, paarisorganiks peelsool, maamärgiga on seotud põrn, paarisorganiks magu ehk nige ainevahetus võiks lihtsalt öelda ja metallimärgiga kopsud ja paarisorgan jämesool. Just nimelt päripäeva liigub energia ja üks organ on teise organi emaks. No ütleme nii, maks on tulemärgi südamele emaks, aga me teame ka füsioloogiliselt, maks on vereloomeorgan. Ja järelikult, kui maks on tugev, siis on ka südame tegevus kontrollitud ja juhitud hästi. Ja niimoodi süda on ainevahetusele ehk põrnale emaks, põrn on emaks kopsudele, kops on emaks neerudele, eluallikas neerus meil, eluenergia seal ja neerud on siin kõige tugevam pidi side olema just neerude ja maksa vaheline. Neerud on emaks maksale. Ja vaadake, nii pidi see energia kõik käib. Ja näete, siin on veel mingid nooled. See tähendab, et iga nendest organitest kontrollib veel mingit organit. Neerud kontrollivad südame tegevust, kontrollib kopsude tegevust, juhib ja kontrollib, kopsud kontrollivad maksategevust ehk juhivad, maks kontrollib ainevahetust ehk põrna, niisuguse suu laiemas mõttes põrn hinnameditsiinis ongi nagu ainevahetus ja põrn kontrollib neerude tegevust. Ja vaadake, kui meil näiteks mingisugune organ läheb korrast ära, siis näete juba mitu teist on ka korrast ära. No toome tänapäeval on meil siis nüüd see koroonaviirus, ta on seotud väga tugevalt hingamisteedega, kopsudega. Näete, kopsud on meil siis siin. Kujutame ette, et meil on hingamisteed natuke häiritud, meil on nagu koroonaviirus haakinud külge, siis tema ei saa korralikult olla emaks neerudele ja üksiti ta ei saa korralikult juhtida enam ja kontrollida maksatööd. See tähendab, et meil on juba 3 organit nõrgemad. Miks pärast need, kui päris alguses ma näitasin, et need inimene tuli ravimite topsikutega, suur kuhi oli tal nagu kaenlas, siis tegelikult miks need ravimitopsikud kipuvad suurenema ja suurenema. Sest kui üks organ läheb käigust ära, siis ta tegelikult hakkab mõjutama ka teisi organeid. Niimoodi, ütleb Hiina meditsiin, on meie organismis kõik organid omavahel seotud. Ja kui te kujutate paberilehte, mille peal on näiteks mingi pallikene ja 5 näppu on seal all, eks ole, mis on kõik 5 põhiorganit,
ja kui nendest üks näpp ei ole nüüd nii on nõrgukene ja ei hoia seda paberilehte tasakaalus, siis veereb see palliki sealt alla. Ja tegelikult see tähendab, et tasakaal läheb välja ja enam ei ole organism enam nii tugev toime tulema kõikide asjadega, millega ta elus kokku puutub. Nüüd, kui rääkida kopsudest veel kord, ma lubasin ka mõne sõna sellest koroonaviirusest ära mainida. Tegelikult kopsudega on meil ju koroonaviirus kõige rohkem seotud ja nii palju ma võin teile öelda, et tegelikult inimesed, kellel on õnnestunud lahkamise juures olla nendel, kes on just nimelt koroona haigusesse surnud, et kopsu veresooned on hästi trombe täis. See tähendab, et ta ei ole suuteline enam veri normaalselt liikuma, toitainet ja hapnikku ja vett kohale viima, kopsude kaudu eelkõige hapnikut, eks ole, laiali jagama ja inimene on püsti hädas ja nad ongi aparaatide all. Nii et tegelikult see on see, millega on see koroonahaigus nüüd seotud. Ja kui meie tähendab juhid, õigemini meie siis korporatsiooni asutaja, tema nimi on Yu Fei, tegelikult vaatas ringi ja avastas, et millegi pärast kuskil mõnedes riikides elavad inimesed, ikka reeglina üle 100 aasta. Meie oleme siin ka juba nõukaajal kuulsime, et kuskil seal mägedes Kaukaasias inimesed on normaalselt, elavad üle 100 aasta. Mina mäletan seda lapsepõlvest, eks ole. Näete, siin on teisi riikegi pakutud välja piirkond. Pama ja näete, ta on siin kuskil, võiks öelda Kagu-Hiinas. Ja kui te nüüd vaatate seda pilti, siin on grupp inimesi Pama piirkonnast. Nad elavad mägedes, seal on värske õhk, väga puhas vesi. Nad elavad väga lihtsates riietes, söövad lihtsalt toitu, ise harivad maad. Ja siin natukene käivad, et öeldakse, et südamel on väga hea ikka mäest üles ja alla kõndida mööda sellised astmed, et väga hästi treenib ja selline pilt nendest Pama elanikest on täitsa normaalne. Ja mina olen kohanud kunagi ühel koolitusel, kus meil sealt pärit üks noormees oli ka kunagi ja siis tema, kes sai ka küsitud ja uuritud, ta ütles, et jah, tõepoolest see, et nii palju meil vanemaid inimesi seal on täitsa normaalne, nad elavad seal kuskil üle 100 aasta. Ja näete, siin on üks pilt ühest inimesest, kes on täiesti toimekas ja töövõimeline. Ta teeb seal mingit suveniire saanud ja tähendab, et seal käivad väga paljud inimesed Hiina suurlinnades, kes on haigestunud, jätavad kõik sinna paika, tulevad sinna elama, lootes, et nad saavad terveks. Siis käivad muidugi hordideni viisi veel turiste uurimas, et vaata, nii palju 100-ealised on. Nad teevad seal suveniire. Ja need inimesed muuseas on võimelised peast arvutama, sulle raha tagasi andma ja kõike mõistma. Ja võt meie korporatsiooni inimesed käisidki uurimas neid, aga miks nad nii kaua elavad? Uurisid iga ja teist pidi ja mida nad avastasid. Võt nendel ongi need veresooned, need kapilaarid. Näete, siin on üks vanemat tüüpi. See on juba aastaid tagasi käidud seal. Vanemat tüüpi kapilaroskoop, millega vaadati, et õige kujuga ilusad pikad kapilaarid. See tähendab, et jõuti järeldusele, et jah, tõepoolest, nüüd on nagu ka teaduslikult tõestatud, et tegelikult need inimesed, kes pikaealised on, nendel on üldiselt see kapilaaride läbitavus endiselt hea ja see on üks põhjustest, miks nad nii kaua elavad. Ja siis jõuti siis järeldusele, et tuleb vastavalt hakata ka tooteid tegema, et aidata siis nendel inimestel, kes linnas elavad ja kes võib-olla nii terve eluviisiga ei ole kui seal, et mägedes Pama piirkonnas ja mujal pikaealised inimesed. Ja otsiti välja siis erinevad mineraalid, millel on soojenemisel infrapuna kiirgust levitav toime. Need mineraalid siis püüti erineva tehnoloogia abil, näete siin niidi sisse suruda spetsiifilise tehnoloogiaga ja sellest niidis siis hakati tegema erinevaid tekstiilitooteid. Ja nende põhimõte nüüd oleks selleks, et nad siis kokku puutudes inimese keha soojusega evitaksid ühelt poolt anioone. Anioonid võib-olla ütlevad teile kõige rohkem, kui te mõtlete värskes õhu käes metsas olete ja veel kui see mets on näiteks mere ääres, ei ole värskemat õhku kui seal. See on õhk on anioone täis. Ja teine on siis termoelektriline toime, see on väike soojendav toime, see on see pikalaineline infrapuna kiirgus, mis siis levitab. Ja siis need tooted seda sama mikrotsirkulatsiooni, see tähendab, et meie kapilaaride läbitavust. Ja tänu sellele tegelikult
tugevnevad veresooned, paraneb loomulikult ka ainevahetust, tõstab ja loomulikult selle tagajärjel tõuseb inimese immuunsuse vastupanuvõime. Nii et tegelikult see oli eesmärk ja hakati töötama välja neid tooteid. No mõned pildid veel, milline on vereringe juba ringlushäirega. Näete, siin on hästi lai veresoon juba, kus ta peab, no miks veresooned laienevad, veri ja eriti paks peab kuidagi läbi mahtuma. Ja näete, siin on normaalne vereringe, puhas veresoon tähendab läbilõikes. Ja see periood, millal nüüd selline veresoon siis selliseks muutub, nagu ma ka enne näitasin teile, erinevatel inimestel on erinev, aga tegelikult ta ei toimu tavaliselt ikka 2-3 aastaga, ta toimub natuke rohkem. Ja kui me nüüd vaatame, mis tulemusena siis selle suure uurimuse töö tulemusena oli, mis tooted siis tehti, need olid siis erinevad tekstiilitooted, aga võib-olla eelkõige need, mis annavad võimaluse meile tervisliku unele. Miks? Sest me niikuinii magame 8 tundi ööpäevas ja miks me selle aja sees, 8 tunni sees ei võiks siis oma tervist toetada. Ja see on eelkõige loomulikult siis selline funktsionaalne voodipesu ja peale selle siis veel magnetteraapia toimega selline 3D madrats. Sellel on siis nii infrapunakiire kui ka magnetite toime. Ja nagu näha, tegelikult nende madratsi peal eriti magades me saame tegelikult oma eluea peale ka hästi mõjuda. See pilt mulle kunagi, kui ma leidsin selle, väga meeldib, sest tegelikult nendel, kellel on kodus ükskõik millised sellised tervendavad tekstiilitooted, kus on siis see pikalainelise infrapunakiire võime, siis üldiselt need loomad leiavad nad alati ülesse ja kipuvad sinna peale alati sättima. Mul on üks tuttav, kellel oli see istumisalus ja ütles, et tal nagu need koduloomad, kassid kohe võitlevad, kes jälle istuda selle peal saab. Pilt voodipesust veel läbi, see on see mikrotsirkulatsioonist, et te saaksite aru, kuidas see toimib. Reeglina me peaksime magama siin voodipesu all, on soovitatav magada paljalt ja siis keha temperatuuriga umbes 0,5 kraadi tõuseb meie temperatuur. Me soojendame need kivimid, mis on siin nii voodipesus kui ka meie madratsis sees ja nemad siis evitavad meie keha suunast pikalainelist infrapunakiirgust ja üksiti toodavad kanjoone, see tähendab toas on värske mõhk. Ja tulemus on see, et hommikul ei taha tegelikult kuidagi sealt mõnusast voodist välja tulla, aga nagu näete siin piltidegi järgi, kuna nad parandavad mikrotsirkulatsiooni ja parandavad seda ükskõik millises keha osas, see kõik, mis teil on seal voodis teki all, siis tegelikult paraneb ka teie seisund. Ja no mida me oleme kogenud oma inimeste puhul rääkides, siis annab tunda, kellel on nagu viletsam tervis, annavad tunda tema need kohad, mis tal kõige haigemad on ja siis lõpuks siis juba nagu organism harjub ära, juba paraneb ja see olukord paraneb ja enam nad ei tunne seda. Aga näiteks ma olen kuulnud kuskil 3-4 kuuga, kes on liighigistamisega näinud vaeva, siis kellel on muud probleemid, liigese probleemid, et tegelikult on väga kenasti aidanud see. Ja mida me oleme ise ka kohanud umbes 2-3 kuud, kui inimene on sellise voodipesuga või sellise all maganud, siis juba kapilaarid on absoluutselt muutunud tunduvalt läbitavamaks ja paremaks. Nii et tegelikult kohti, kus une ajal võiks see mõjuda, praktiliselt ei ole olemaski, mida ei ole. Kõik kohad organismis. Nii et tegelikult meie oleme nimetanud see laisa inimese tervendamise viis, aga üks võimalus, et teie sel ajal, kui te niikuinii magama peate, saate ka oma organismile midagi anda, need olid siis need uuringute tulemus, mida arvati seal tookord PAMA piirkonnas käib, et võimalikult palju peab tootma erinevaid tooteid, mis aitavad meie vereringet parandada. Ja no see on siis, ma näitan siis, kuidas see toimib. Siin on nagu, ütleme, üleval pool on siis kokku kleepunud punased verelibled ja umbes siis niimoodi nemad lahknevad siis selle tulemusena, kui me siis analoogse tekstiilitoodetega
ütled, nende all magame. Ja siis ma tahaksin teile veel öelda, mis veresoontele hästi mõjub, kuna tegelikult on olemas ka veel peetritassi võimalik panna oma verd ja meil on olemas ka sellised nõnda nimetatud verekapsliks, aga nad on tegelikult, kapsli nimi on Tsuetsin-Fu. Nendel on hapendatud natokinaas ja viinamere seemne ekstrakt põhiline, millest nad koosnevad. Ja näete, nüüd siis ma tahan teile näidata peetritassi, kus on pandud väga, veri, kus on punased vereribad hästi kõvasti kokku surutud. Ma isegi olen seda inimest näinud, kelle veri siin sees on. Selle inimesega on palju vaeva näinud, ta on üsna niisuguse toeka olemisega, aga kuskil peale seda, kui siis sinna peetritassi lisati seda pulbrit sellest kapilaarist, siis näete 20 minuti möödumisel on juba kenasti verelibled, punast verelibled lahku läinud ja 40 minuti pärast on tegelikult nad kenasti kõik lahutatud. Nii et tegelikult see on nüüd ka teine veel üks toode, mis aitab väga hästi, naturaalne toode, mis aitab väga hästi nüüd vereringet puhastada ja korrastada, kui see enam ei ole korras või tahan näidata veel mõnda tekstiilitoodet, mis on selle puhul aitamiseks, sest tegelikult väga paljud inimesed mõtlevad, et ei taha midagi sisse võtta, aga tegelikult on ju väga tore magada funktsionaalse siiditeki all, mis teeb täpselt seda sama vereringe paranemist. Mina olen isegi omal ajal võtnud kaasa teda matkale ja ma siin oma kursusega käies magasin telgis täitsa alati selle siiditeki all augustis ja septembris ja ausalt öeldes minu poolt kunagi külm ja ma olen isegi kõrvuti maganud mõnega ise mina paljalt selle siiditeki all ja terval hästi paksude vammuste all teine inimene, kes külmetab ja mina tegelikult ei ole külmetanud. Funktsionaalne padi siin on, näete veel lisaks nendele infrapunakiirusele on väiksed magnetikesed pandud ja ta alt on isegi auk sees, et õhk sinna läbi pääseks. Üks külg on kitsam, tee natuke laiem ja meil on tõesti rida inimesi, kes selle padjaga käivad ka külakorda, nii et võtavad alati kaasa, kui tahavad, et nad rahulikult magada saaksid. Energeetiline tekk magnetiga tähendab uuema aja toode, see on nüüd viimase aja toode ja seda on nüüd väga hea just praegu talvisel ajal, tema annab tunduvalt rohkem sooja kui siiditekk. Siiditekk on rohkem selline suvetekk. Siis tegelikult samamoodi parandab vereringet ja kui me mõtleme, et seal on tõesti sellised meditsiinised magnetid sees, siis me elame ju suure magneti peal ja mida kõrgemal korrusel me elame, siis tegelikult seda väiksem see maaenergia on, mis meieni jõuab. Siin on öeldud, et tegelikult kõige inimene võiks elada mitte kõrgemal, kui kasvavad puud. Mis ta meil on siis 3., 4., maksimaalne 5. korrus, eks ole, kus võib inimene elada. Mida kõrgemal tal on, seda energeetikat, sealt maast saab niivõrd vähe, et tegelikult see hakkab tema tervisele mõjuma. Nii et need kõik suured pilvelõhkujad ja sealt 100. korrused, need on kõige kahjulikumad asjad maailmas niimoodi tervise mõttes. Siis on tulnud ka energeetiline palantiin, see on selline suur õlasall. Mina kunagi mäletan ühel loengul, ma mõtlesin, et ma panen endale ta ümber kaela ja räägin, näitan rahvale ka, et siuke asi on ka olemas, et kes soovib, võib ju proovida ja teates ühel hetkel mul hakkas nii palav ja siis ma mõtlesin nägu punane peas, mõtlesin, mis lahti on ja see on ka vereringet kiirendav. Ta on ühelt poolt hoiab sooja, kui see on külmas ajas ja tegelikult kaitseb ka päikese eest. Kui ta suvel ma olen ka käinud ümber sall ümber, ta on nii suur, et saab ümber kereda keerata ja tal on nagu ma ütlesin, mitmetoimeline toime, aga see tol korral, kui see loeng oli, siis ma võtsin ta kaelast ära, sest mul hakkas lihtsalt palav, ta hakkas nii kiiresti vereringit ajama. Ja üks populaarsemaid on meil Yang-Sheng istumisalus, mis samamoodi tegeleb meie vereringega, seal on ka väiksed magnetid olemas, samamoodi üks tekstiilitoote, näete, kui palju meil need on, meeste ja naiste aluspesu veel ka peale selle ka. Ja loomulikult on ka vereringet kiirendavad toimed, mis aitavad kaasa, on meie farodoteraapilised vööd, sellepärast, et nendel on täpselt samamoodi need kivimid sinna pikitud, 53 erinevat pool- ja vääriskivi
poolkivi ja pool vääriskivi ja vääriskivi, nefriit kaasa arvatud ja väikesed ka meditsiinilised magnetid ja tulemus on jälle see, et kui keha vastu keha paneme palja keha soojus paneb jällegi kivimitest infrapuna kiirguse keha suunas levima ja tulemuseks on see, et vereringe selles kohas, kus me neid paneme vööd, on need siis selg, on need põlved, on need põlvevöösid võib ka küünarnukkidele panna või siis kaela ümber, siis tegelikult meil paraneb verevarustus seal ja hakkavad paranema ka probleemid, isetaastumisvõime hakkab organismil tugevnema. No meil on praegu viimasel ajal, eks ole, see kaela probleem, ma arvan, on väga tugevalt tulemas, sellepärast, et kõigil on nutitelefonid ja kui te kõrvale vaatate juba kooliajast peale, lastel on kindel asend, pea on kogu aeg allapoole nutitelefoni suunas. See tähendab, et meie lastel juba tegelikult see kaela piirkond saab olema tunduvalt hullemas seisundis kui praegu. Ja muidugi on olemas ka veel õlakatted, need on, kui nüüd faradoteraapilised vööd on niisama kanda võimalik, siis õlakatted on seotud ühe ravimtaimepakikestega siin ja nemad vajavad siis elektrit, et soojendada, siis pannakse nagu pihik niimoodi selga. Ja siis, mida ma tahaksin veel kindlasti öelda, mis ka veresoontele väga head mõju avaldab, on just see, mis meil paar aastat tagasi Eestisse tuli. See on see Bioenergia massaaži aparaat. Alguses me nägime sellist aparaati. Nüüd tuli siis teine aparaat, kus oli ultraheli otsik, millega saab ka näo modelleerimist teha, näomassaaži teha, näo noorendamisega tegeleda ja pluss seda ka, kui selle esimese aparaadi puhul me ei saanud lubada endale teha seda inimestele, kellel oli mingi kehaosa, mingi liiges võib-olla metalli ära vahetatud, ta ei olnud enam naturaalne, siis ultraheli otsikuga saab seda väga hästi teha. Nii et see on natuke peale selle, et ta on uuem, patenteeritud, et ta on võimalik ka aku pealt töötada, on tal tegelikult ultraheli otsik. Ja lisaks sellele on tal siis need kindad, millega siis tehakse massaaži ja sellised katteplaadid, ühed jäigad, ühed pehmemad, millega siis saab ise endale külge panna sinna kohta, kus miski valutab. Ja kui me kellelegi teisele teeme, näete, kinnastega me läheme pikki selgroogu tavaliselt ja kahel pool siis pikki seda kusepõie meridiaani edasi. Nii et nendega siis töötleme ja seda saaks nimetada bioenergoregulatsiooniks ja mida tema teeb? Me rääkisime vereringest. Tema puhastab vereringet ja paneb ta kiiremini tööle. Ja tema lisaks sellele eemaldab ka blokke meridiaanidest ja paneb eluenergiat nendes kenasti tööle. Nii et seal on mitu efekti juures. Ja miks ta selline võimekas on, ma lihtsalt kiiruga ütlen teile, kuna selle kohta on meil küll eraldi loengud tavaliselt, et ta tegelikult modelleerib nõelravi, erinevaid Hiina meditsiini tuntud võtteid, modelleerib kuassa massaažimist, ütleme niimoodi, keha peal teatud plaatidega masseerides vereringet käivitab jällegi, modelleerib tuinamassaaži, kuputeraapiat ja mida me tuntumad on moksateraapiat. Nii et nendel kinnasti sees, kui me seda siis nüüd sellega inimest masseerime, võiks öelda õigemini, läheme mööda pikki meridiaane ja töötleme põhimeridiaane, siis tegelikult need toimed kõik on seal tuntavad. Kui me nüüd vereringe paraneb nendes kohtades, kus meil nüüd kinnastega läbi läheme, siis ka paranevad need probleemid, hakkavad vaikselt tagasi minema, kas meil on mingid valud kuskil või on mingid põletikud ja mida ma tean, meil on siin teisigi inimesi, kes on, nagu öeldakse, et ütleb, et koroonast oli mõnel inimesel kasu. Tema tegelikult ei saanud operatsioonile minna, et põlveliigeseid vahetada ja tänu sellele ta tegelikult tegi massaaži PEM-aparaadiga, kandis neid meie põlvevöösid ja võttis meie kaltsiumallikast sisse, haitsaigaid ja tulemus oli see, et kui nüüd läks arstile ja operatsiooni aeg oli peale esimest koroonakriisi nüüd talle uus määratud, siis ta saadeti lihtsalt tagasi, öeldakse, et sul pole vaja enam siia tulla, sul
kõhred juba taastuvad. Nii et see on nüüd see, mida ma võin teile öelda, et mitte esimene ega viimane ei ole olnud neid inimesi. Ja loomulikult on inimesi juba, kes sporditraumade puhul väga edukalt seda kasutavad, sest mis ta paneb? Vereringe paneb kiiremini tööle, mikrotsirkulatsioon viib kiiremini toitainet ka valutavatesse ja haiget saanud kohtadesse, järelikult ise taastumisvõime on kiirem. Ja nüüd mõned lihtsalt pildid teile, mida see aparaat on võimeline tegema ühe ainsa seansiga. Näiteks inimesel, kellel näpud ammu ilma ei läinud lahti, et ta saaks ise toimetada. Näete, siin on lülisamba kõverdume ühe lapsel, siin on ta 12. jaanuari tehtud pilt ja siin üleval on kuupäev 16. jaanuar hommikul, siin vahepeal teinud mõned seansid ja mina tean ka oma tutvusringkonnas, et muidu arstid olid sunnitud panema sinna nagu metalli, et see kõverdust ära võtta. Nii et kõverdus, eriti lastel, on väga kerge ära tulema. Igasugused käte, põlvede mitte liikumised, et ei tõuse käsi püsti, no siin lapsel oli üks sünnitrauma, kellelgi põlv ei läinud konksu. Psoriaasi, tema ostis aparaadi 13 seanssi tegi, näete, millised tulemused. Üks ainus seanss tükk aega enam ei tõusnud ja ühe ainsa seanssiga juba tõusis. Jah, ta võib-olla polnud päris korras, aga tegelikult ta juba tõusis. No siin on nüüd suhkruhaiguse tagajärjed tavaliselt mind õpetanud endine Hiina arst, kirurg ütles, et vanasti ta oli sunnitud neid jalgu ära lõikama. Nüüd ta teab, et on PEM-aparaat ja jalad jäävad alles. No regulatsioon ka näohalvatuse puhul oleme isegi seda näinud, kuidas arstid on näidanud, kes oskab näomassaaži teha, siis see on tegelikult aparaadiga täitsa võimalik. No veel kord üks skolioosi pilt 9 seansi järgi, kui te nüüd siit vaatate, kuidas see mõjub. Ja erinevad nabasonga puhul ja võib-olla kintsu, kes tahab tselluliidist väiksemaks saada ja kõhurasvadest ja üks hullemaid ka niisuguse haigused, mis ma leian Behterevi haiguse puhul. Olen ühte kuulnud sellist situatsiooni, kus inimene alguses, kui ta sinna nagu siin ka näete, ei suudagi massaaži laua peal isegi pikali normaalselt visata, ta ei ole ühendus, ta on nii kõveras. Ja vaadake, kui palju, muidugi Behterevi haigus on väga võimas haigus, 15 seanssi järgi inimene lamab nagu tavaline inimene massaaži laua peal ja temaga saab tegutseda. Mul on muidugi üks näide ka sellest, kes ise juba sellega aparaadiga tegeleb. Ja üks ka niisugune kole pilt lapsest psoriaas, tooteid sisse, et puhastada ja reguleerida organismi, aga ilma selle bioenergia massaaži aparaatita seda poleks saanud. Ja miks ma tahtsin teile seda näidata lihtsalt, et see on ka vereringet kiirendav ja puhastav aparaat. Ja ta tegelikult üks seanss bioenergia regulatsioon, üks seanss on võrdväärne 10 tavamassaažiga. Nii et te võiksite mõelda, kui suur on tema võim. Nii et kokkuvõttes me tänasest sellest loengust tuletan teile meelde, et käel on 5 näppu. Kui meie veresooned ei ole korras, siis võivad meid kimbutama hakata igasugused veresoonkonna haigused. Küll südamega, küll ajuinsuldiga, küll suhkurtõvi, küll kõrge vererõhk ja onkoloogia. Need on tagajärjed. Ja nii palju, kui te ringi vaatate, siis tegelikult on seda hulga just sinnapoole suunduvad enamus haigusi ongi. Ja mis minu soovitus teile kõigile oleks, siis mõelda selle üle, tulla teha kapilaroskoobi uuring või kuidas tahate, kus või mis, see ei võta meie verd. Te ise näete oma kapilaarides, kuidas teil veri liigub, kas ta liigub normaalselt, kas ta liigub aeglaselt, kas süda jaksab pumbata paksu verd või jaksa, mis situatsioon on ja milline organ on võib-olla nõrgem, mille peale te võiksite tähelepanu pöörata, et ühel korral, eks ole, see nõrk organ ei hakkaks siis teisi teie organeid nõrgestama. Ja selleks, nagu näete, on palju erinevaid viise, lisaks sellele loomulikult on õige
teie jaoks normaalne toitumine, teile sobilik toitumine, loomulikult liikumine ja nüüd see, miks ma ütlesin, et Young käitumise alla need tooted meil lähevad, need tekstiilitooted eelkõige, sest need on need, mis panevad vere liikuma ilma selleta, et me teeksime trenni. Aga teatavasti, kui me teeme füüsilist tööd või teeme treeningut, teeme sporti, veri hakkab kiiremini liikuma. Ja mina olen näinud piisavalt palju inimesi, erialade omad ja sportlasi ja ka baleriine ja ma võin teile öelda, et mulle kahtlus uss närib, et huvitav, kas kõigil niisugusel tippsportlastel on hästi aeglane vereringe. Vot miks nemad tunnevad ennast siis hästi just nimelt füüsiliste koormuste puhul ja nagu mullegi üks sõbranna ütles väga kenasti, et teate, kui ma vähemalt pool tundi päevas ei jookse, mul hakkavad jalad lausa valutama. Ja ma siis mõtlesin, et no issand, tal peab ka see aeglane verering olema. Teate, ma vaatasin ta kapilaare ja ongi aeglane. Ja see ongi siis, et sa teed füüsilist tööd, sa liigutad, sa hoolitsed oma veresoonkonna eest ja siis, kui ta kiireneb, on normaalses olukorras, aeglasel ju tegelikult kipub seinte peale ka rohkem jääma protsessis ja kiire vereringe tegelikult taastab meie keha, ütleme seda immuunsust tunduvalt paremini ja annab võimaluse kehal ka ise tervendamise teel olla tugevam. Nii et minul on nüüd lihtsalt kiiruga ära räägitud see oma esitlus ja ma lülitan nüüd selle väljaesitluse ja meil on võimalus nüüd mikrofonid sisse lülitada ja rääkida, küsida, arutada seda teemat, kes on mismoodi millegiga kokku puutunud. Ma arvan, et meil on siin ka rida inimesi, kes väga hästi teavad neid ka meie tooteid, kes magavad nende tekstiilitoodete vahel, kes on ka verekapsleid söönud ja mina jätkuvasti muidu söön teda ka praegu igaks juhuks profülaktika mõttes ja oskavad ka bioenergia regulatsioonist midagi võib-olla täiendavaks rääkida. Nii et minu eesmärk on nüüd esialgu täidetud, kui midagi saan, võin vastata, võite oma mikrofonid lahti teha ja kuulame siis, mis kellelgi on küsida või öelda. Maie täna rääkis, et tal on seal kohas, kus ta täna on hästi vilets levi, et ei tea, kas tema saabki rääkida, aga ma mõtlesin, proovida võib ikka. No ma siis proovin, tere õhtust. No kuuleme. Kuulete, jah. Väga tore. Tegelikult on jutt jumala õige. Ma olen praegu poja juures Saaremaal ja kui me uksest sisse tulime oma kompsudega nii-öelda, siis no küll teil on palju asju, muidugi on, sest et meil on oseaniga ja meil on kõik magamise asjad, voodipesud, siiditekid, teised voodipesud, padi kindlasti, mina ilma padjata enam magada ei oska, midagi on alati puudu, kui ma peaksin võõra padja peal magama. Ja nii siis ongi, et ei ole võimalik enam teiste asjadega magada, siis nagu keerad ja veeretad ja nüüd on hea, et ma saan poja voodis, ega ta muidu nende asja ei usu, sest noored ikka arvavad, et nemad on targemad ja vaat kui polegi neid hädasid, siis arvatakse, et noh, meil lihtsalt oma hädade pärast neid asju teeme. Aga see ei olegi niimoodi, sest et kui sa magad ikka öö selle meie voodipesu ja madratsi peal ja praegu nüüd ongi, et muud asjad ta nagu jättis kõrvale, aga nüüd ma avastan, et paar aastat või no siin on vist 3 aastat juba möödas. Madratsi võttis ta kasutusele nagu kattemadratsina ja magab selle peal. Nüüd ma avastan, et ta on ikkagi võtnud teki, ehkki see tekikott, mis oli, seda ta nüüd on kõrvale pannud, aga teki on ta puuvilla kotti pannud ja sellega ka magab. Nii et tasapisi ja padi oli ka tegelikult täiesti olemas. Et tasapisi hakkavad nad aru saama, mis on hea. Ja muidugi loomadest rääkimata, sest et kui see Rikki, kelle pärast me siin olema peame, tema on niisugune
kangesti, ta on taksikoer ja vot on nii, et ega taksi suurt ei taha külas olla, temal on ikka oma kodu kõige parem. Ja kui tal on võimalus, siis ta tegelikult tuleb ikka selle pesu peale magama. Ja nii siis ongi, et ja mis oli veel kõige huvitavam, et ma räägin ikka veest, see mu lemmik teema. Panin hommikul toidu ja vee ette ja koer tuleb õuest, olime õues, ilus ilm oli meil täna, päike paistis, siin tuul oli küll külm, aga no tuulevarjus oli jälle hea olla. Ja mitu korda möttas õues, tuleb õuest ja läheb kohe jooma. Joob kohe vett. Mõtlesin, vaat nii. Mina ei läinud vett kohe jooma, aga tema tuleb õuest ja joob vett. Et loomad on ikka küll targad, me peame neist vist õppima. Midagi muud ei oska öelda. Ja ma väga tänan Silvat, sest Silva kenasti rääkis kõik ära, mis võimalused meil on. Ja järgmine nädal võib-olla siis vaatame oma esinduse promot. Võib-olla promos siis... Hiina uusaasta puhul, eks ole. Anname teile parema võimalusega. Ja Hiina uue aasta puhul anname parema võimalusega neid endale hankida. Ja siis on nii, et ju me anname teile sellest teada meili teel. Ja praegu võib-olla, ja ma arvan, et Sirjal on rääkida ja siin on ka teistel rääkida vist oma kogemusi, sest et Helju on ka sees, tal oli just jalaga nagu probleemi, oli kukkunud, ma sain teada, aga ta kasutas kaelavööd vist, sest hüppeliiges, et kas venitas või nihestas välja, et oli paistes, aga ütles, et kasutas kaelavööd ja tegi muidugi jalavannisid ja tuleb välja, et ta oli oma valust sai niimoodi üle, et ei pidanud kohe kiirabisse jooksma, kus ta 8 tundi vist ootab järjekorras. Vot niimoodi need lood meil elus on, et on hea, kui need asjad on endal käest võtta ja saad ise ja tuleb ka pähe ennast ise aidata, sest sageli me unustame ära, et need asjad mul on ka, et ma sellega saan ennast aidata. Ja soovin teile praegu ikka ilusat õhtu jätku. Ma kuulan ka teid ja eks siis räägime veel. Kui Maiet kuulates mul tuli meelde, et üks asi jäi ikka ütlemata, mis vereringele hea on. Energeetiline balsam. See meil ka üks uuemaid tooteid, see on kaasaegne kvanttoode, see on ravimtaimed, nagu öeldakse, kvanti pandud ja tegelikult ta läheb kohe raku tasandile ja ta ka parandab rakutoimete vereringet hoobilt, et näiteks valude puhul sama lugu. Nii et meil selles korporatsioonis on ikka meeletult palju igasuguseid tooteid, mis on just selle vere kiirema liikumise suunas. No kunagi on olnud ka sellised valulapikad, mis on sama toimega nagu see voodipesu, siis olid sellised silmalapid, mis öösel paned silmade peale veel, no mul tuleb meelde, nii et no ma hakkasin pärast mõtlema ühel hetkel, et praktiliselt kõik meie tooted ongi selle ümber, et vereringet kiirendada. Ja teades, et hiinlased saavad väga hästi aru sellest, et kui meil veri korralikult läbi ei käi, no nagu praegu see koroonahaigus hullemad juhtumid, eks ole on, siis tegelikult me varsti enam ei ela. Et lihtsalt nii ta kipub olema. Ja muuseas Maiele lisaks seda ka, et ma käin ka nagu oma killavooriga külas alati. Voodipesu, kaasas alati, isegi 9 ma ütlesin, mina ei hakka selle. Ja siis on siuke pisike kaasas kantav madrats ka veel olemas, eks ole, meil on niuke proovimadrats, siis ma tirin selle ka veel kaasa. Ma ütlesin, et mina ei hakka selle teise peal magama. No kui ma nüüd just hotelli lausa jälle kaasa võtta, aga ma mäletan, et ükskord mul on suur kohver, ükskord kui ma põrutasin kevade poole Türki, ma võtsin selle siideki sinna ka kaasa. Ma mahtus ära, vaatasin, viskasin muud asjad välja, lükkasin selle siideki sinna kohvrisse ja mõtlesin, ma tahan ikka tervendavalt puhata, tervislikult puhata. Nii, kes oskab veel midagi head rääkida, võib-olla tahab keegi midagi küsida, no ma ei oska öelda, võib-olla midagi ei ütlemata.
kommenteerida midagi. Vaikus, keegi ei julge või ei taha? Nii, keegi tegi mikrofoni lahti. Sirje, kuuleme sind. Ei, no ega mul midagi uut rääkida ei ole, aga mul tuli meelde, kui Silva rääkis seda, et ta võttis siiditeki kaasa, mina ise olen täpselt samamoodi teinud, et läksin Türki, võtsin siiditeki kaasa ja sest et ma tean, et need tekid, mis seal on, siis seal sa võid ennast lolliks higistada, aga siiditekiga oli nii mõnus magada, ei mingisugust higistamist. Et selles suhtes on ta küll üks korraldi hea asi ja suvel ma ainult magangi siiditekiga ausalt öelda, siis mul muud nagu ei olegi peal. Aga tulegi nagu midagi meelde praegu rääkida, sest tekkis ainult see mõte, et tõepoolest, et nad on nii head tooted, et tekib sõltuvus. Heas mõttes sõltuvus, sellepärast, et eks meil on mõlemad Maiega ju, kui me käime kuskile, alati on auto oma voodipesu täis ja magad ikka oma voodipesu vahel, et ta nagu selles suhtes jah, nad on küll kallid, aga nad on seda väärt. Kuule, Silje, mul tuleb sinuga seoses meelde, et me kunagi selle bioenergia regulatsiooni, selle veebiseminari sa rääkisid ju ka, et sul on, mul tuli täna see veresoonte teema meelde, et kui paljudel inimestel on tegelikult külmad jalad, see tähendab läbi. Ja ma mõtlesin, et ma tavaliselt räägin kapilaaride juures seda, et vaata, tuletage meelde, mis on 2 kõige kaugemat punkti teil südamest. Sest isegi kapilaarskoobis on neid näha, et nad on sarnaselt viletsamad. Üks on pea ja teine on jalad. Ja tähendab, et vanusega, kui me oma tervise eest ei hoolitse, vaadake ümberringi vanu haigeid inimesi. Neil kas jalg ei tatsu või pea ei matsu. Tähendab, et kuhugile hakkab ta mõjuma, kui ta ei hoolitse oma tervise eest. Aga meil on siin muidugi aktiivseid noori pensionääre, nii et ma ei tea ise, kuidas nad lapsed üles kasvatasid ja tööl ennem käisid, sest nüüd neil üldse aega ei ole. Nad on nii toimekad ja keelvesti peal jooksevad küll treeningust, küll klientide juurde, kes teeb kodus bioenergia regulatsiooni, kes teeb midagi muud. Mina ütleksin, et ja voodipesud on ka vist kõik omale saanud. Mul on niisugune tunne, et kes siin on pikemat aega käinud, on kõik omale saanud. Ja magavad kõik, kui ka algus ütles, et oi, mina ei saa ei kunagi mitte kenagi. Ja ma mäletan voodipesude kohta, ma võin öelda oma kogemust ka veel seda, et kui vahel niimoodi promoga said kingiks selle peale, mida siis vanaemad kippusid tegema ikka oma lapsele või lapselapsele andma voodipesu. Ja siis mina ikkagi õiendasin nendega ja kaklesin, ma ütlesin, et saa aru, kui sina oled kaua aega terve, kõigepealt esimene voodipesu võtta endale. Ja siis on järgmine lapsele. Sellepärast, et sa kui oled kaua aega terve, siis oled sa lastele nii palju head teinud. Sa oled hea vanaema, sa oled neid aidanud, sa ei ole voodihaige, sa oled terve. Ja siis ma pärast sala ikka kuulsin, et kõigepealt andsid ikka lastele. Ikka ema süda pole mitte midagi teha, aga ma mäletan, et ma olen nendega vaielnud just selle sama teema ümel, et tegelikult on jälle tore, kui vanavanemad on kaua ja tervise juures elus, mitte 10 aastat voodihaiged. Nii, midagi tuleb veel kellelgi ütlemist. Helju ei taha midagi rääkida või? Kes meil siin on niisugused, kes natuke midagi rohkem teavad? Küsida, keegi julgeb midagi küsida või tahate individuaalselt, võite pärast kirjaga saata, kui julge küsida. Äkki tahate küsida midagi? Helju on siinpool, tere õhtust. Tere. Tahan ainult sinna juurde veel öelda, et mul selle tähendab, kuidas ma ütlen, see jala kont ühesõnaga, selle ümbrus on kõik paistes ja vasakul pool on ühesõnaga verevalum, nii et ma sain päris tugeva hoobi, aga aitab hästi, mul on järel teise põlvkonna plaastreid ja pärast vanni panin ka selle plaastri peale. Alguses panin küll seal bioenergeetilist balsamit ja kile, aga kilet jooks tohtud panna, sinder oli nii valus. Ja pärast panin plaastri ja nüüd olen teinud iga õhtu. Alguses ei saanud jala peale üldse vajutada. Eriti laupäev ja pühapäev oli väga raske, aga eile oli juba enam vähem ja täna ka väga hull ei ole. Kuigi see kondi koht valutab ja ülespoole ka.
ja muidugi selle kaelavöö on ka peal sellel, võtan jälle ära ja põlvevööd, et kui veri liigub, siis ilmselt kiiremini paraneb. Aitäh kuulema. Kaelavöö ka on üks väga hea asi, mida saab igale poole panna, küll põlve peale, küll selja peale trussikute sisse, kui tahad, et hoiab. Küll käsi on katki või midagi, niimoodi sellest. Ma väänasin siin möödunud suvel omal kukkusin ja tagurpidi marju puhastades trepi astmelt alla ja väänasin just ühe käe alla ja mõtlesin, et jessus küll, mul oli seda kuskil vaja. Ma ei mäletagi, kus mul seda vaja oli. Et paari päeva pärast oli vaja seda kasutada. Mõtlesin, kuidas ma nüüd selle käega hakkama saan, et kas ma saan üldse midagi teha. Ja ma tegelikult määrisin energeetilise palsamiga ja siis vaheldumisi selle kaelavööga ja korda sain. Sain paari päeva pärast töösse seal, kus mul teda kasutada või ma enam ei mäleta, kus ma pidin kas. Mul oli massaažikoolitus, mida ma pidin läbi viima, kuna ma tegelen ka selle bioenergoregulatsiooni koolituse esimese astme õpetamisega, siis ma mõtlesin, kuidas ma teistele näitan, kui ma endal käsi liigu. Paari päeva pärast oli see koolitus, Ja põiepõletiku puhul panna põiendale. Väga hästi toimib. Mis ta teeb? Vereringet kohtpõhiselt parandab, eks ole. Vereringe paraneb, see kapilaaride vereringe mikrotsirkulatsioon, siis hakkab toit kiiremini kohale tulema, slakid hakkavad kiiremini välja minema ja keha saab ise tervenemisele suure laksu. Nii et rohkem ma räägi, aitäh teile kõigile. Kas meil nüüd siis lõpetame tänaseks siis ära? Ma arvan, et infot on piisavalt palju saadud. Minu eesmärk oli lihtsalt rääkida sellest, kui oluline on meie vereringe, meie tervise hoidmisel ja igal ühel on omad meetod, kuidas ta hoiab oma vereringet korras. Meil on need pakkuda välja, mida meil on oma kogemustega, aga loomulikult see toitumine ja liikumine on sinna juurde veel peale selle loomulikult. Et seda ei tohi unustada, et igale inimesel on erinev inimene, iga inimene on erinev, on oma näoline, igal ühel on mingi toit, mis talle sobib paremini ja mis ta tervisel on parem. Nii et see on ka väga oluline, et ta sinna veresoonte seinte peale ülejäägid seisma ei jääks. Nii et mina tänan teid kõiki osalemast ja järgmise korrani ja taega olge terved, ärge viirus saage ja järgmiste kohtumisteni. Maie, sa vahepeal kadusid ära, ütle see lause veel kord. Emotsioon ütlesid, jah. Et palun hoidke emotsioone tasakaalus, sest iga asi on millegile hea. Hiljem me seda alles näeme, esialgu võib-olla ehmatab ja teeb ka tihedaks, aga näeme, et see oligi hea, et see nii juhtus. Ja praegusel ajal tuleb välja, et kõige tähtsam ongi ennast pidada rivid ja midagi ei ole teha, kui sina seda situatsiooni muuta ei saa, siis lase ta olla ja ole oma olemises. Keegi kuskilt aitab muuta, kui vaja on. Aga ilusat õhtut ja ilusaid unenägusid, värvilisi. Kõike head teile. Järgmine nädal. Olge terved ja tähendab positiivset püüdke olla, tähendab mitte negatiivset ja mitte hirmul ega kurvastuses sellest imelikust olukorrast. Üle tuleb see ka elada kuidagi moodi. Aitäh.